Tere hommikust! Tere hommikust, hea müügirahvas! Tervitan teid siit 42. müüginädala erakordselt sombusest hommikust, et süstida teisse natukene rohkem optimismi ja positiivsust. Eriti kui te astusite vasaku jalaga voodist välja ja mõtlete, et täna tuleb küll üks masendavat sompune päev. Ei tule. Täna tuleb suurepärane päev. 22 müügiminutid eetris. Selle nädala müügiminutite teemal lase elada. Ma loodan, et võtsite minu head ja hüva nõu kuulda eelmine nädal ja tänasite oma pikaajalisi partnereid ilma ette hoiatamata ja saite samasuguse ägeda emotsiooni osaliseks, nii nagu mina olen seda kogenud ja nii nagu ka päris mitmed inimesed, kes tagasisidet andsid, selle emotsiooni osaliseks said. Tänane teema lase elada ja see teema tuli mulle eelmine nädal, kui ma kohtusin ühe härraga, kes kunagi käis mu müügikoolitusel. Rääkisime erinevatest teemadest ja siis ta pakkus mulle välja lihtsalt ühe teema ja ütles, et kuule, et see on küll üks häiriv teema, et lase oma mõtted sellest eetrisse. Kogusin natuke mõtteid ja täna need mõtted tulevad. Teema lahti seletamiseks siis selline, et sa oled mõne ettevõttega olnud pikaajaline koostööpartner, see ettevõte ostab sult toodet või teenust ja teil on koostöö üli hästi sujunud. Nüüd aga sinu partner ettevõte vahetab oma kontakti välja, ehk siis neile tuleb tööle uus inimene ja see uus inimene on siis sinu vahetu kontakt selle pikaajalise koostööpartneriga. Ja järsku asjad enam ei suju, sellepärast, et uus inimene on nagu täielik nagu takkjas ja okas, et kogu aeg küsib aina uusi hinnapakkumisi, ütleb, et ei, ükski hind ei sobi, see on, et ei, selle hinnaga meil pole midagi rääkida, et tee oma hind korda, muidu meil on täiesti lootusetu koostöö. Mida siis sellises olukorras teha? Ma räägin kõigepealt oma ägedast optimeerimiskogemusest. Nimelt kohtusime me Soomes, Helsingis, Soome suurima traktoritootja pool lauas istuva siis rahvusvahelise optimeerimispartneriga. See oli ilgelt äge kogemus, sest et kui sa sellises vahetuspartneriga kohtumises, seal on sul nagu ühed mängureeglid, kui sulle tuleb maailma üks juhtivaid optimeerimispartnerid, kelle asi on kontsernide ostu pealt hinda alla saada ja mitte saada 1-2%, vaid nad optimeerivad kuni, ma ei tea, 7, 8, 10%. Mõelge, mida tähendab kontserni pealt optimeerida ostu pealt 10%. Mis oli selle kogemuse juures võib-olla äge, mis on mitte kõige tavapärasem, on see, et kui sa tavapäraselt oled laua taga istumas ja rääkimas, ütleme 3 Eesti konkurendist või 5 Soome konkurendist, siis kui sul tuleb rahvusvaheline optimeerija lauda, siis ta toob sulle maailmapildi ja ta toob sulle, ütleme, maailma kõik konkurendid ja nende hinnatasemed. Ja kui sa seda Excelit vaatad, siis seda Excelit on päris äge vaadata, sest sa näed, kus sina oled positsioneeritud maailma siis, ütleme, ma ei tea, top 20-ga. Ja kohalik konkurents jääb sealt üldse tahaplaanile. Ja see on selline äge kogemus, aga see oli nagu ka minu kõige kõrgem pilotaas. Keerame nüüd tavapärasesse argipäeva, sellesse, mida me iga päev peame kogema ja milliste situatsioonidega silmitsi seisma. Ja need situatsioonid on täpselt sellised, nii nagu see minu koolitusel käija nagu kirjeldas, et vahetub inimene ja siis see inimene küsib sult, et kuule, halloo, mis hinda sa mulle saadad? Iga kord tahab 10% alla saada. Ja üks hea tuttav, kellega ma seda teemat lahkasin, ütles mulle, et jaa, loomulikult, et kui uus partner küsib sult iga kord 10% alla, siis 11. korral oled sa juba talle võlgu ju. Et see ei saa lihtsalt võimalik olla sellisel põhjul koostöö. Mida siis teha? Esiteks, minu soovitus, see uus inimene ei tea sinust, sinu tootest, sinu teenusest ega sellest, miks teil on pikaajaline koostöö. Ta ei tea sellest mitte midagi. Ja nüüd, kui sa mõtled, et okei, uus inimene, et äkki tal on juba oma partner olemas ja äkki me oleme juba pildid kadunud ja äkki ta teeb seda kõike sellepärast, et meid välja süüa, sest tal on juba uus partner ja tahab selle uue partneri rahulikult pilti tuua ja temaga koostööd tegema hakata. See on esimene vale eeldus, mis su peas tekib. Unusta see eeldus ära. Sinu asi on võimalikult kiiresti saada kohtumine selle uue inimesega, et ennast pilti tuua esiteks, kes sa oled, mis toodet ja teenust sa pakud, mis on sinu tugevused, miks teil on pikaajaline koostöö, see on ülikriitiline komponent. Miks te olete teinud pikaajalist koostööd, sellel on ju põhjus. See ei ole ju nii sama juhtunud, et te olete, ma ei tea, 6 aastat koostööd ja nüüd järsku siis hakkavad asjad kehvasti minema. Ei, kindlasti mitte. Esiteks see, too ennast pilti sina inimesena, siis sina ettevõtte esindajana ja nüüd kõige tähtsam. Uus inimene hakkab võrdlema õunte vastu. Nagunii tulevad talle. Sellel hetkel, kui vahetub inimene, siis proovivad kõik jalga ukse vahele saada. Kõik proovivad seda oma konkurendi teenust või konkurentsist teenust müüma hakata ja samasse kohta jalga ukse vahele saada, sest see on nende võimalus. Inimene vahetub, tähendab, kaardid on lahti. Uued võimalused on jällegi sisse tulla. Ja nüüd hakkab kõige teravam konkurent seal pihta, ehk siis õunasid tuleb võrrelda õuntega. Ja sa pead suutma selgeks teha, mis
sorti on sinu õunad, millise valmidusastmega nad on ja kas on uss sees või ei ole uss sees. Sest et kui ta ei tea, millised on sinu õunad, siis tema vaatab ainult teiste pakkujate õunu ja mõtleb, okei, need on ju samad, need täpselt samad. Ja kui hind on natukene parem, siis miks mitte valida nagu paremat hinda. Ehk siis kriitiline ajahetk on see, sa pead ennast pilti tooma, sa pead rääkima ära, mis on sinu tugevused, mis on sinu teenus ja toode ja miks see toode erineb ka konkurendi toodetest. Miks ta on natukene parem, samaväärne ja mis on sinu siis lisaväärtus sinna juurde, kui ta on täpselt sama toodega, mida sa siis suudad paremini teha selle eest, et sa natuke rohkem raha küsid või sama palju raha. Ehk siis sa pead oma väärtuse partnerile selgeks tegema. Nüüd mis siis juhtub, kui su väärtus on nagu partnerile selgeks tehtud ja kõik on täiesti selge. Ja nüüd partner hakkab iga kord ikkagi pigistama. Iga kord, kui sa saadad talle hinnapakkumise ja ütled, et jaa, uus tehing tulemas, ja ta kirjutab sul vastu, kuule, sa oled tõesti soe, et tee oma hinnad korda, et need ei ole head hinnad. Siis minu sõbralik soovitus, ja ma ütlen seda alati ka koolitustel, sellise pideva tingimise puhul ei saa koostöö kestma jääda ja sa pead selle välja ütlema. Ütled, et kallis inimene, jaa, iga kord ma ei saa sulle 5% kuskilt uuesti alla teha, sellepärast, et minu tootel teenusel ja minu siis sinu jaoks valmisolekul, see ongi see hind ja ma olen seda teinud pikka aega, me oleme olnud head koostööpartnerid, ma soovin seda jätkata ja kui see sellistel tingimustel ei ole võimalik, siis me ei saa koos edasi minna. Tohutult nagu kardetakse öelda välja, et klient peaks kogu aeg kuningas olema. Jaa, klient ongi kuningas. Selle hetkeni, kui ta teeb su elu võimatuks ja kui sul kaob igasugune motivatsioon kliendile kvaliteetset teenust ja toodet pakkuda, siis tuleb see asi ära rääkida ja tuleb selgelt kaardid lauale lüüa ja öelda, et nii, kas me saame koos edasi minna või ei saa. Ja sellel puhul võib olla päris niisugune tubli murrangu hetk, kus klient või see partneri esindaja vaatab korraks peeglisse ja mõtleb siis, et kas see eelnev koostöö, mida on käidud ja mida on tehtud, kas see oli siis piisava väärtusega, kas tema praegu loobib siin lihtsalt kaikaid kodaratesse selleks, et optimeerida, sest sa saate aru, optimeerijaid oma maja siseselt mõõdetakse optimeerimistulemuse järgi, kui palju nad suudavad ostult alla tuua. Ja see ei ole teiega üldse seotud. Loomulikult ta tahab endast parima teha, et ostu võimalikult alla tuua ja näidata siis ennast väga heast küljest, et ta on väga hea ostuspetsialist. Ja teda ju kiidetakse selle eest. Sest hoiab ettevõtte raha kokku. Teisalt saab ta ka aru, et on kriitilised teenused, mis peavad oma kvaliteedis kestma jääma. Ja ta mõtleb täpselt samamoodi nagu sina. Lihtsalt küsimus ongi, et kus on see tasakaal selle suure optimeerimise ja selle kvaliteetse jätkusuutliku teenuse vahel, aga see on ainult sinu ja sinu küsimus korralikult maha müüa. Selle nädala mõte sulle veel kaasa. Jälgi oma emotsioone, tuju ja suhtumist ja jälgi seda niimoodi, et mitte sellel hetkel, kui sul hakkab tuju täiesti pahaks minema, vaid sellel hetkel, kus sa saad aru, et esimene indikatsioon, et midagi sind häirib, mingi asi, mingi kliendi vestlus, mingi asi sind häiris, on ju, ja mõtle sellel hetkel, mis su sees toimub, mis asi sind pöörab ülesse ja sa pahatihti saad aru, et see on sinu vaatenurk kogu asjale, ehk siis sinu suhtumine tekitab sinust paha tuju ja sellel kliendiga ei ole mitte mingit seost, sellel on ainult sinuga seos. Proovi jälgida esmalt oma suhtumist ja seeläbi sa saad aru, et su tuju muutub totaalselt. Ja jälgi seda 4 või 5 korda päevas, kuidas on su tuju. Millise tujuga sa ringi vaatad? Kas see tuju on hea või see on halb ja kui see on halb, siis miks ta on halb? Mis asi teeb su tuju halvaks? Sest ma ütlen sulle, et hea tujuga ringi vaadates pilt on hoopis teine ja see hommik ei olegi nii sombune, nagu ta praegu tundub, vaid hommik on tegelikult väga päikseline. Jälgi oma tuju, mine uue partneri või tähendab vana olemasoleva hea partneri uue esindajaga kohe esimesel võimalusel kohtuma ja too ennast pildile ja räägi sellest väärtusest, miks teie koostöö on siiamaani kestnud. Ma soovin sulle kõige ägedamat 42 nädalat, viimased 2 kuud pingutust, siis on kokkuvõtete aeg. 22 müügiminutid eetris, näeme jälle. Tšau!